Tänases videos ma näitan sulle, kuidas valmistada selline ülimalt ägeda välimusega, väga funktsionaalne ja ere laevalgusti umbes 10 korda soodsamalt, kui selle poest osta saab, kasutades selleks ainult 3D printimist. Lisaks sellele proovin ära vastata mõned küsimused, mis jäid õhku minu eelmise 3D printimise video juures ja räägin natuke kasutatud materjalidest. Kui sind 3D printimise tehniline pool ei huvita, siis vaata all descriptionis on sisukord. Sa saad selle tehnilise juttu rahulikult vahele jätta ning minna otse valgusti koostamise juurde. Ma pean alustama sellest, et see valgusti disain ei ole sedapuhku mu enda tehtud. Ma leidsin selle Makerworldist ja ma panin video descriptionisse lingi, kus te saate selle endale soovi korral alla laadida. Ja mulle avaldas eriti muljet selle disaini juures see, et ainsad kinnitusvahendid, mida mul vaja läks, olid valgusti lakke kinnitamiseks mõned konksud ja paar polti. Minu eelmise 3D printimise video all kommentaarides tekkis nii mõnegi teist küsimus, et mis filamenti ma kasutan ja miks. Üldiselt laia tarbe kodukasutuse filamendid jagunevad kaheks. On PLA filament ja on PETG filament. Lisaks nendele on olemas igasugused peenemad engineering klassi filamendid nagu ASA, ABS, nylon, aga need kõik eeldavad juba väga spetsiifilisi teadmisi konkreetse materjali kohta, väga peent printeri häälestust ja mõndadel juhtudel isegi ka printeri ventilatsiooni ja printimiskambri kütet. Tulles tagasi kodukasutaja filamentide juurde, siis mina eelistan 10x10 kasutada PETG-d. Ta on mehaaniliselt tugevam, ta kannatab UV-kiirgust ning ta on oluliselt vastupidavam kõrgetele temperatuuridele, mis tähendab seda, et prinditud detaili saab kasutada ka näiteks autosalongis, kus läheb suvel päikese käes väga palavaks. PLA filamendi ainukene eelis, mida ma oskan välja tuua PETG-s, on värvivalik. Kui te tahate teha selliseid ägedaid mitmevärvilisi poolmatte või mingisuguseid muid ühelt küljelt ühte värvi, teiselt küljelt teist värvi detaile, siis PETG-l lihtsalt pole need värvivalikuid. Aga kõigil muudel juhtudel võib selle lükata rahulikult kõrvale ja keskenduda ainult PETG-le. Käesolevas projektis ma kasutasin sellise brändi nagu Professional Lab, valget mattviimistlusega PETG-d. Kui need rulle siin kõrvuti vaadata, need on mõlemad PETG, siis siin on kohe märgata, et üks nendest on läikiv, mis on klassikaline PETG ja teine on matt. Ja mul on siin paar näidist detaili ka. See tumeroheline paat on prinditud selle sama läikiva tumerohelisega ja siin kõrval on mul üks mattviimistlusega PETG-ga prinditud detail. Ja nagu näha, siis see läikiv näeb siuke odav ja basic välja, aga see matt annab talle sellise hoopis ilusama ja tootelikuma välimuse. Nii et sellepärast mina olen hakanud kasutama ainult just selle tootja ja ainult mattviimistlusega PETG-d. Käesoleva video peakangelase printimiseks ma kasutasingi just nimelt selle sama Professional Labi mattvalget ning läbipaistvate detailide jaoks sama tootja läbipaistvat filamenti. Nii et ma loodan, et see filamendi küsimus sai nüüd vastatud. Kui kellelgi on veel selle teemal midagi küsida või arutada, siis kommentaarid on täpselt see koht. Nüüd aga lähme printima. Nii, tulin siis rõõmsalt printeri juurde. Esimene plaat on prinditud ja mis mulle vastu vaatab? Selline asi, mida kutsutakse printimise maailmas spaghetti failure'iks. Suuremate printide puhul kipuvad need detailiservad siit alusplaadi pealt üles tõusma. Ülevalt poolt tuleb soe plastik peale, alt poolt samamoodi see alusplaat kuumutab, aga siin keskel vahekihis tekib jahtumine ja siis ta hakkab ennast kõveraks tõmbama. Ja kui tuleb alumine nurk siit plaadi pealt niimoodi lahti, siis ta hakkab mängima printimise ajal. Kõige hullem seis ei ole, tegelikult on kõik detailid ikkagi kasutatavad. Siit jah, kui lähemalt hakata vaatama, siis see serv ei ole kindlasti ilus. Ma arvan, ma prindin selle tüki pärast uuesti. Aga rääkides nüüd sellest, et mis teha saaks, et seda enam ei juhtuks, siis esiteks printeri alusplaat, mille peale printimine käib, peab olema ülimalt puhas igasugu sõrmejälgedest ja ka tolmust ja eelmistest printide jääkidest. Ja pesta tuleks just nimelt nõudepesuvahendi ja sooja veega, sellepärast et igasugu break cleanerid ja IPA-d ja kõik muud puhastusvahendid, need küll lahustavad seda rasva, aga need ei pese seda tegelikult maha, vaid lihtsalt hõõruvad laiali. Nüüd, kui see plaat on pestud ja kuivatatud, siis tuleks see tagasi panna printeri peale niimoodi, et teda katsuda ainult nendest äärtest, kuhu peale sa ei prindi,
siin on tavaliselt peale joonistatud mingisugune triip või muu märge, mis näitab, kust on okei kinni võtta, et sa sõrmedega seda prindipinda uuesti rasvaseks ei tee. Ning teine asi, mida te saate teha, et need detailid siin plaadi küljest paremini kinni istuksid, on lülitada oma slicerist sisse selline seade nagu Prim. Ja kui nüüd see plaat ära sliceida, siis joonistab slicer siia detailide ümber sellise mulle hetkel rohelisega näidatud lisapiirjoone, mis annab sellele detaili alumisele osale lihtsalt rohkem massi ja rohkem seda kleepumispinda, et vältida seda servade üles tõusmist. See on siis see Prim, mida ma enne ekraani pealt näitasin. Ümber kõigi detailide selline väike piirjoon, mis aitab detail plaadi küljes kinni hoida. Ja nagu näha, siis kui võrrelda selle enne prinditud tükiga, mis jäi nurgast selline, siis need on ikka nagu vormitud. 5 korda 7 tundi printimist ja kassitäis legosid on prinditud. Senikaua, kui seal teisel pool seina väikse mõnusa surina saatel need hajuteklaasid prindivad, on aeg hakata oma legosid ette valmistama. Ja esimese sammuna tuleks siis kõigil detailidel eemaldada seesama Prim, millest ma enne põgusalt rääkisin, või siis kutsume eesti keeles teda seelikuks. See tuleb siit niimoodi tirides küljest ära, see midagi lõikama ei pea, nii et iseenesest suht lihtne töö, lihtsalt natuke nokitsemist. Detail on siin mudelis 3 erinevat. Esiteks on need sirged ühenduslülid, siis on tavalised 60 kraadi nurgad ning siis on need Y-kujulised vaheühendused, millega saab 2 kuusnurka omavahel siduda. Kokku lähevad nad põhimõtteliselt nagu legoklotsid. Üks läheb teise sisse ja nüüd siia liite kohta on disainitud sihuke väga põnev ava ja selle ava mõte on see, et kui see asi on lõplikult koos, siis läbi selle ava saab panna tüki seda sama 3D printeri filamenti ja see seob need pooled omavahel ära, et nendem lahti ei tule. Mulle alguses tundus, et see filamendi ots ei taha siit nendest avadest üldse väga hästi läbi minna ja ma otsisin tegelikult välja juba ka väikse akutrelli ja 2 mm puuri, aga ma nüüd töökäigus avastasin, et kui see filamendi ots lõigata niimoodi umbes 45 kraadi nurga alla siit lõiketangidega, mis mul muidugi välja ei tulnud praegu, kui see filamendi ots lõigata niimoodi 45 kraadi nurga alla, siis sellest täiesti piisab ja natukene kaasa aidates läheb see siit väga edukalt läbi ja see jätk on ülitihe. Väga hea disain. Mulle väga meeldib see, et mingit liimi, mingit kruve, mingit jama ei ole. Topi tükk sisse ja lõika parajaks tehtud. Nagu ma vist ka eelmises printimise ja videos ütlesin, siis inimesed on hullult leidlikud. See filamendi tükkidega selle asja koostamine on täiesti geniaalne. Siin pole ühtegi tilka liimi, mitte ühtegi kruvi ega neeti ega polti, mitte midagi. Ainult 3D print ja see on nagu jumala jäik ja tugev. Nüüd algab kahtlemata minu jaoks selle projekti kõige tüütum osa, aga kõige vajalikum osa ehk siis LED-riba paigaldus. Selle projekti puhul nüüd tuleb siia igasse vahesse lõigata omale välja sobiva pikkusega LED-riba tükk ja seejärel kõik omavahel kokku joota. Nüüd need LED-ribasid siia kleepima hakates tuleks kindlasti jälgida seda, et plussid ja miinused saaksid kõik ühele poole, ehk siis mul on plussid siseringis ja miinused on välisringis. Kui ma siin nüüd selle ühe riba keeraks teistpidi, siis mul jookseks siin ühendused risti. LED-ribade paigaldamisest ja ühenduste jootmisest ma rääkisin põhjalikult eelmises LED-ribade videos, nii et kui sa seda veel näinud ei ole, siis mine vaata video descriptionis on link sellele videole. Aga ma räägin ikkagi selle projekti juures ka natukene jootmisest ja tehnikast, mida ma kasutan. See on niisugune veits huvitavam projekt mu jaoks. Kõigepealt on siis vaja valida mingisugune juhe, millega kõik need LED-ribad omavahel ühendada. Ja mina otsustasin seekord kasutada võrgukaablit. See on kõige harilikum plank, ehk siis mitte kiud, aga jäikade soontega võrgukaabel, mida saab depost osta mingi 37 cm. Ma ostsin 1 meetri, kuna siin sees on 4 paari juhtmeid, kokku 8 meetrit, seda on küll ja veel. Plankkaabli suurepärane omadus see, et ta hoiab kuju, nii et need igasugused nurgaühendused siin, ma saan neile anda kuju ette ja nad jäävad seda kuju hoidma. Ma puhastin selle juhtme täies pikkuses isolatsioonist ära, kuna minu hinnangul siin lambi sees mitte mingit lühisohtu ei ole, mul pole isolatsiooni vaja. Kõigepealt nagu ikka esimese asjana tuleb need LED-riba vasepadjakesed
ette valmistada jootetinaga. Siin 3D prinditud plastiku sees jootes tuleb olla tähelepanelik, et kolviga vastu plastikut ei läheks, sest see kolvi temperatuur on umbes täpselt sama, mis see plastiku sulamistemperatuur või isegi nõks kõrgem. Kõigepealt ma joodan ühe otsa seda puhastatud vaskjuhet siia LED-riba külge. Nüüd ma saan ilusti ära mõõta, kui pikk ta mul täpselt olema peab, et ma saan talle anda sellise mõnusa kaare ja ulatub ilusti selle järgmise LED-riba kontaktpunktini. Siis saab ta siit lõiketangidega maha naksata. Nüüd selle teise poole jootmiseks ma kasutan pintsette, hoian pintsettidega seda traadi otsa siin vastu seda riba ja siis siit pealt poolt läbi traadi saab kuumutada, kuniks see tina hakkab selle all sulama ja kinni ta ongi. 3 tundi jootmist ja põhimõtteliselt ongi valmis, siin paar viimast ühendust on meil teha. Ma tahtsin näidata, mis ma töökäigus õppisin. Esiteks need kohad, kus saab kokku 3 riba otsa, tekib selline koht, kus peaks juhtmed ristuma. Aga kuna ma kasutan ilma isolatsioonita juhet, siis ma ei saa neid juhtmeid niisama üksteisest üle panna. Ja ma lahendasin selle ära niimoodi, et mul välisring põhimõtteliselt jookseb siit tervikuna, aga nüüd siin teisel küljel tagasiteel mul katkeb siin selle koha peal ühendus ära plussi ahelas ja see jätkub mul siit mööda seda. Ja siin järgmises kohas jälle samamoodi, et see pluss läheb sinna ja selle pluss jookseb siit läbi selle riba siia. Et eks siin on kindlasti teisi lahendusi ka, kuidas seda teha ja võib kasutada ka isolatsiooniga juhetega. Mulle tundus nii kõige lihtsam. Aga siin nüüd teine hoopis fundamentaalsem viga on siin. Siin keskel on see kinnitusava, kus peaks läbi minema kinnitusvahend. Aga kuna see on üks esimesi jootekohti, mis ma tegin, siis ma väga hästi osan mõelda selle peale, see traat jääb mul siin ette. Nii et ma pean selle välja vahetama natuke pikema vastu ja kõik need traadid peavad jooksma siit ümber nende kinnitusavada. Laud näeb küll normaalselt rämmar välja praegu, aga see on valmis. Ja üle kõige maailmas ma nüüd tahaks selle põlema panna ja vaadata, kuidas see välja näeb. Nii, olete valmis? Ma ei ole ise ka veel seda sisse lülitan, nii et ma ei tea, mida oodata, aga ma olen alati nende LED-i projektide juures ülielevil seda lõpptulemust nähes, nii et vajutame nuppu. Vau! Okei. See 3 tundi jootmist ja veel mitu ööpäeva printimist on täiega vilja kandnud, see on mega lahe. Jootmisprojekti lõpetuseks ma ühendasin siia lambi taha ühe 1,5 ruuduse kiudkaabli, mis hakkab mul kogu seda valgustit toitma. Ja siin juures tuleks jälgida seda, et kui see valgusti on väga pikk, siis suure tõenäosusega peate ühendama ka toite teise otsa või kuskile keskele, et ei tekiks riba peal pingelangu. Senikaua, kuni ma siin jootekolviga nikerdasin, tulid mul printerist välja veel viimased detailid, mis selle valgusti koostamiseks vaja on. Esimene nendest detailidest on siin, ta on hästi väike, ma pidin pintsettide vahele võtma. Tegemist on sellise väikese klambrikesega, mille otstarve on hoida seda LED-riba siin valgusti vastas kindlalt kinni. Kes minu eelmist LED-riba videot vaatas, siis seal ma mainisin, et LED-riba tuleks kindlasti paigaldada alumiiniumi peale, et seda soojust ära juhtida. Siis siin sellise valgusti puhul lihtsalt seda võimalust ei ole, nii et ma võtan teadlikult selle riski, et ta võib-olla mul 5 aastat ei kesta, aga eks ma siis saan näha. Lähevad sellise mõnusa väikse klikiga siia sellesse 3D prinditud profiili sisse ja tagavad lihtsalt selle, et see liim ei hakka sealt plastiku küljest lahti tulema ajaga. Eriti veel arvestades seda, et ta läheb päris kuumaks. Nüüd, kui valgusti on lõpuni koostatud, siis tuleb talle peale asetada need prinditud läbipaistvad katted või diffuusorid, mis seda valgust siis paremini hajutavad ning peidavad ära need LED-riba täpid. Ja seejärel on aeg hakata mõtlema kinnitamise peale. Seal selle sama mudeli juures on väga palju erinevaid prinditavaid kinnituslahendusi. Kui minul on siin laua kohal, kuhu ma selle valgusti soovin paigaldada, metallist ventilatsiooniagregaadi karp, siis ainukene meetod, mis ma suutsin välja mõelda, on pisikesed magnetid, millel on sees ava. Ja selle jaoks, et ma saaksin need magnetid siia 3D prindi külge kruvida, on mul siin selline väike komplekt. Siin sees on sellised pisikesed mutrid, mida tavaliselt kasutatakse plastikuvalus nende insert-mutritena. 3D prindi puhul saab neid ka väga edukalt kasutada ja nende paigaldamiseks oli selle komplektiga kaasas selline otsik, mis käib jootekolvi külge, mis ajab selle inserdi niimoodi kuumaks ja siis saab ta sulatada siia plastiku sisse ja see jääb täiesti üllatavalt tugevalt hoidma. Hea uudis on see, et magnetid töötavad siin selle
isoleeritud plekkkarbi küljes. Ja ülejäänu ma riputasin jalgratta piduritrossist tehtud riputitega. See trosside välja timmimine on parajalt välja kutsuv. Kõige lihtsam on seda teha niimoodi, et paned kõigepealt selle trossi rippuma ära, siis leiad valgusti küljes koha ja niimoodi mõõdad pikkuse. Esimese hooga ma üritasin teha seda niimoodi, et ma mõõtsin siit valgustist laeni distantsi, üritasin maha arvutada konksu pikkuse, selle plastmasspulga pikkuse ja veel aasa pikkuse, aga sest midagi välja. Ja teeks siia kõige lõppu ühe kiire tasuvusarvutuse ka. Minul läks selle valgusti valmistamiseks 1,2 kilogrammi filamenti, mis maksab umbes täpselt 12 eurot. Lisaks kulus mul sinna 4 meetrit leedriba ja toiteblokk, mis mul mõlemad olid riiulis olemas, aga ma vaatasin välja, et kui ma oleks need depost ostnud, siis oleks mulle maksnud umbes 20 euri kokku. Nii et circa 30 euroga saab sellise valgusti omal ise teha. Hinnavõit meie netipoodidega umbes 5-kordne. Nii et jah, tasus küll ise teha, pluss igati mõnus väike nokitsemine, siuke nädal aega õhtuti paar tundi korraga tehes. Nagu ikka, tänks, et vaatasite. Kui tekkis küsimusi, tahate oma arvamust avaldada, siis kommentaarid siin video all on täpselt õige koht ning ma tahaks teile kõigile veel meelde tuletada, et kui mu sisu teile meeldib, siis olge head, tellige mu kanal. See ei maksa teile endiselt mitte midagi, aga minu jaoks on see ääretult tähtis, see näitab mulle, et inimesed hoolivad ja tahate vaadata. Järgmise korrani, tšau!